aitäh selle tõeliselt toreda teadaande eest. Austatud külalised, daamid ja härrad, kallid sõbrad! Mul on suur au esineda sellel konverentsil ja viibida Iisraelis. Rahvas, kelle ajalugu, vastupidavus ja sihikindlus on võimas sümbol ellujäämisest ja visadusest inimkonna ajaloos. Seisan teie ees serblaste vabariigist, mis on üks 2 Bosnia ja Hertsegoviina autonoomsest üksusest, tuues teieni sõnumi, mis on nii poliitiline kui ka sügavalt inimlik. See on sõnum vabadusest, suveräänsusest, ajaloolise mälu raskusest ja identiteedi tugevusest. Ja meie vastutus kaitsta end jõudude eest, mis ohustavad rahu, stabiilsust ja isegi meie olemasolu. Me elame läbi sügavat geopoliitilist muutuste perioodi. Eeldusi, mis kujundasid rahvusvahelist korda pärast külma sõda, seatakse nüüd kahtluse alla. Julgeolekuohud, mida varem peeti piirkondlikeks, on muutunud üleilmseks. Sellistel aegadel oodatakse riikidelt vastuseid põhiküsimustele, nagu näiteks, kes me oleme? Milliseid väärtusi me kaitseme? Milliseid õppetunde oleme ajaloost õppinud? Ja kui kaugele oleme valmis minema, et säilitada oma vabadus? Iisrael on nendele küsimustele vastuseid otsinud juba oma sünnist saadik, olles ümbritsetud vaenulikkusest ja korduvalt proovile pandud nende poolt, kes seadsid kahtluse alla mitte ainult tema poliitikat, vaid ka tema õigust eksisteerida. Iisrael on näidanud midagi erakordset, et riik võib jääda demokraatlikuks, uuenduslikuks, jõukaks ja vabaks, isegi pidevate julgeolekuohtude keskel. Juudi rahvas õppis sajandite pikkuse tagakiusamise kaudu, et ellujäämiseks on vaja jõudu, ühtsust, enesekindlust ja selget arusaama hea ja kurja erinevusest. Nende vahel, kes otsivad kooselu ja nende vahel, kes soovivad hävitada. Iisraeli lugu õpetab meile olulist õppetundi, mis kõnetab sügavalt Republika Srpska serblasi. Rahvad ei tohi kunagi muutuda ajaloo passiivseteks pealtvaatajateks, samal ajal kui teised otsustavad nende saatuse üle. Our histories. Meie ajaloos on erinevusi, kuid meie kogemustes on silmatorkavaid sarnasusi. Nii juudi kui ka Serbia rahvas on pidanud taluma väljasuremise, tagakiusamise, ümberasustamise, demoniseerimise perioode ning katseid meie ajaloolisi kogemusi kustutada või ümber kirjutada. Mõlemad rahvad õppisid, et ajalooline mälu ei ole koorem, vaid hädavajalikkus. Mõlemad rahvad õppisid, et vabadust ei saa delegeerida teistele, ning mõlemad õppisid, et suveräänsus ei ole abstraktne õiguslik mõiste, vaid poliitilise ja rahvusliku ellujäämise oluline tingimus. Vabadust pole meile kunagi kingitusena antud, see on alati saavutatud ohverduste kaudu. Ja vabadus ei ole midagi, mida antakse ükskord ja mis on igaveseks kindlustatud. Seda tuleb pidevalt kaitsta poliitiliselt, moraalselt, institutsionaalselt ja vajadusel ka füüsiliselt. Iga põlvkond peab välja teenima õiguse seda säilitada ja auväärselt järgmisele edasi anda. Võib-olla pole see ühine arusaam kusagil nähtavam kui 20. sajandi tragöödiates. Juudi rahvas kannatas holokausti, Serbia rahvas kannatas genotsiidi, Horvaatia iseseisvas riigis. Sellistes kohtades nagu Jasenovats, üks kõige õudsemaid koonduslaagreid okupeeritud Euroopas, kus 700 000 serblast, juuti ja roomat hävitati süstemaatiliselt lihtsalt sellepärast, kes nad olid. Ohvrid kuulusid erinevatesse kogukondadesse, kuid kurjus, mis neid sihtis, oli sama. 20. sajand õpetas nii juutidele kui ka serblastele valusa õppetunni. Vihkamine algab sõnadest, jätkub diskrimineerimisega ja lõpeb vägivallaga. Tee Auschwitzi ja tee Jasenovatsi sillutati juba ammu enne, kui esimesed ohvrid sinna jõudsid. Ühine kannatus lõi mõistmise sideme, mis kestab tänaseni. Rahvad, kes unustavad oma ohvrid, riskivad oma tragöödiate kordumisega. Mälu seisneb selles, et tulevased põlvkonnad tunneksid kurjust ära enne, kui see uutes vormides taas ilmub. Serblaste jaoks ei ole Jasenovatsi mälestus mitte ainult meeldetuletus sellest, mis juhtus Teise maailmasõja ajal.
see on ka meeldetuletus, et 90ndate konfliktide ajal leidus neid, kes püüdsid jätkata seda, mis seal oli alguse saanud. Nad püüdsid meid füüsiliselt hävitada. Täna püüavad mõned saavutada sarnaseid eesmärke poliitiliste vahenditega, nõrgestades meie institutsioone ja identiteeti ning keelates meie põhiseaduslikke õigusi. Ajalugu muudab oma meetodeid, kuid mitte alati oma kavatsusi. Pärast 7. oktoobri õõvastavaid rünnakuid oli mõistlik oodata kogu maailma demokraatlike ühiskondade üheselt mõistetavat hukkamõistu. Ometi nägime paljudes maailma paikades, sealhulgas Bosnia, moslemitest enamusega Bosnia piirkonnas, midagi sügavalt murettekitavat. Püüdlusi massimõrva relativiseerida, selle toimepanijaid õigustada või isegi tegelikkust moonutada, kujutades ohvreid süüdistatavatena. Selle asemel, et ühiselt seista mõrvatud, röövitud, piinatud ja terroriseeritud süütute tsiviilisikute kõrval, valisid paljud ideoloogilise solidaarsuse toimepanijatega. Meeleavaldused, mida esitleti poliitilise arvamuse avaldustena, ületasid sageli piiri ja muutusid avalikuks vaenulikkuseks Iisraeli ning mõnel juhul ka juutide endi suhtes. Republika Srpska on valinud teise tee. Meie institutsioonid, poliitiline juhtkond ja meie rahvas mõistavad Iisraeli julgeolekumuresid, sest me tunnistame üht lihtsat põhimõtet. Ükski rahvas ei saa ellu jääda, kui neilt oodatakse, et nad taluksid neid, kes püüavad neid hävitada. Ja ükski rahvas ei jää ellu, kui nad peavad oma olemasoluks luba küsima oma vaenlastelt. Meie, Serbia rahvas, jääme kindlaks oma identiteedi säilitamisele ja nende õiguste kasutamisele, mis on meile tagatud Daytoni rahulepinguga ja meie põhiseadusega. Aastakümneid on teised püüdnud määratleda, kes on serblased, mida esindab serblaste vabariik ja milline peaks olema meie koht Bosnia ja Hertsegoviinas. Me lükkame selle lähenemise tagasi. Meie põhiseadus määratleb meie positsiooni. Me ei luba, et seda määratleksid need, kes meid demoniseerivad. See on meie õigus määrata oma identiteet, oma saatus, oma väärtused ja oma tulevik. Rahvad, kes loobuvad õigusest end ise määratleda, loobuvad lõpuks ka õigusest end ise valitseda. See põhimõte on eriti oluline meile Bosnias ja Hertsegoviinas. 30 aastat pärast Daytoni rahuleppega sõja lõppemist on Bosnia-Hertsegoviina endiselt riik, mis maadleb suveräänsuse, legitiimsuse ja demokraatliku vastutuse küsimustega. Liiga tihti tunnistavad rahvusvaheline üldsus ainult poliitiliste kriiside tagajärgi Bosnias ja Hertsegoviinas, jättes nende põhjused tähelepanuta. Ja see pole ainus koht maailmas, kus see juhtub. Tegelikkus on see, et Bosnia-Hertsegoviina on endiselt ainus riik tänapäeva Euroopas, kus valimata välismaine ametnik esitab valesid väiteid. Et tal on õigus kehtestada või muuta seadusi, eemaldada ametist valitud esindajaid, muuta põhiseaduslikke korraldusi ja karistada erakondi, samal ajal kui kodanikelt on võetud igasugune õigus selliseid otsuseid kohtus vaidlustada. Mõned meie kogemused on demokraatlikes ühiskondades kujuteldamatud. Näiteks muudeti valimiste reegleid just valimispäeval. Põhiseaduslikke korraldusi muudeti selleks, et kujundada valitsuskoalitsioone. Demokraatlikult valitud ametnikud eemaldati ametist poliitiliselt motiveeritud protsessi kaudu, mis ei põhinenud põhiseadusel. Poliitilisi parteisid karistati rahaliselt väljaspool tavapäraseid demokraatlikke protseduure. See isik muutis kriminaalseadust, et süüdistada valitud poliitilisi juhte, kes keeldusid täitmast selliste välisametnike poolt kehtestatud otsuseid. Daamid ja härrad, sellised tavad oleksid mõeldamatud Iisraelis, Ameerika Ühendriikides või ükskõik millises teises Euroopa riigis. Jah, neid õigustatakse sageli vajalikena, kui neid rakendatakse Bosnia ja Hertsegoviinas. Kui serblaste vabariik on selliste tavade ja kohutavate meetmete vastu, kujutatakse meid mässajatena, kes õõnestavad Bosnia ja Hertsegoviinat. Serblaste vabariik pooldab järjekindlalt dialoogi, põhiseaduslikku korda ja Daytoni rahulepingu austamist. Usume, et püsivad lahendused saavad sündida ainult sisemiste kokkulepete kaudu,
mitte kunagi väliste peale sunnitud meetmete kaudu. Põhiseaduslike arutelude kõrval on veel üks väljakutse, mis nõuab ausat järelemõtlemist. Bosnia ja Hertsegoviinat tänapäeval ees ootavaid raskusi ei saa täielikult mõista, arvestamata radikaalsete islamistlike liikumiste pärandit, mis sisenesid riiki 90ndate sõja ajal. Tuhanded välismaised mujaheedid saabusid Lähis-Idast, Põhja-Aafrikast ja Aasiast ning paljud otsustasid pärast konflikti lõppu sinna jääda. Mõned neist said seal isegi kodakondsuse. Võrgustikud, mille nad lõid, ei kadunud lihtsalt rahulepingu allkirjastamisega. Nende ideoloogiline mõju püsis kaua pärast sõda, kujundades osa Bosnia sotsiaalsest ja poliitilisest maastikust. Siin väärib erilist tähelepanu Iraani roll, sest ta ei olnud lihtsalt passiivne vaatleja Bosnia konfliktis. Iraani sõjalised struktuurid, luureteenistused, nõustajad ja seotud organisatsioonid olid sõja ajal Bosnias tugevalt esindatud. Sellel perioodil loodud infrastruktuur ja suhted jätsid püsiva poliitilise ja ideoloogilise jälje. Isegi tänapäeval mälestavad ja ülistavad Iraani ametlikud esindajad ning teised osapooled Sarajevos avalikult niinimetatud märtreid ja karjaseid, kusjuures neid tseremooniaid esitletakse sageli kui ajaloolise mäletamise akte. Need tugevdavad samal ajal laiemat ideoloogilist narratiivi ja hoiavad selle mõju Bosnia sees. Probleem ei seisne religioonis endas. Probleem seisneb radikaalses ideoloogias ja poliitilises äärmusluses, mis kasutavad religiooni vahendina mobiliseerimiseks, radikaliseerimiseks ja lõpuks konfliktiks. Selliste liikumiste eesmärk on muuta religioon poliitiliseks ideoloogiaks ja riik religioosse domineerimise instrumendiks. See väljakutse ei ole uus ei Bosnias ega mujal. Selle visiooni ideoloogilisi juuri võib Bosnia puhul leida Alija Izetbegovići kirjutistest, kes oli 90ndatel Bosnia moslemite juht, kes väitis, et islami poliitilise korra ja mitte-islami institutsioonide vahel ei saa olla ei rahu ega koos eksisteerimist. Muidugi on see visioon põhimõtteliselt vastuolus pluralistliku demokraatia põhimõtetega. Ometi on mõned lääne poliitika kujundajad kahjuks püüdnud meid ja võib-olla ka iseennast veenda, et selliseid liikumisi saab pehmendada või ohjata. Kogemus on korduvalt näidanud vastupidist, tõestades, et alati, kui radikaalsed islamistlikud liikumised esile kerkivad, õõnestavad nad paratamatult demokraatlikke institutsioone, soodustavad sallimatust ning õhutavad vägivalda ja ebastabiilsust. Iisrael mõistab seda reaalsust, sest seisab sellega silmitsi iga päev. Kuid see väljakutse ulatub palju kaugemale kui ühegi üksiku riigi piirid. See on võitlus tsivilisatsiooni ja äärmusluse, vabade ühiskondade ja vägivaldsete ideoloogiate vahel. See on valik nende vahel, kes otsivad kooselamist ja nende vahel, kes taotlevad ülemvõimu. Ja erinevus nende vahel, kes kaitsevad elu ja nende vahel, kes ülistavad surma. Sel põhjusel peavad demokraatlikud ühiskonnad tegema koostööd tihedamalt kui kunagi varem. Nad peaksid jagama luureandmeid ja tugevdama julgeolekupartnerlusi, et lammutada äärmuslikke võrgustikke. Serbia rahvas teab valusast kogemusest, et need, kes soovisid meie kadumist, kadusid ise harva. Nad lihtsalt muutsid oma meetodeid. 1 sajandi jooksul püüti meid hävitada laagrite ja massimõrvade kaudu. 2. sajandil tehti seda poliitilise ümberkujundamise, ajaloo ümberkirjutamise ning katsetega võtta meilt õigused, mis on tagatud meie põhiseaduse ja rahvusvaheliste lepingutega. Seetõttu jääb serblaste vabariik kindlaks oma identiteedi, põhiseadusliku positsiooni ja demokraatliku legitiimsuse kaitsmisele. Mitte sellepärast, et me otsiksime vastasseisu, vaid sellepärast, et ajalugu on meile õpetanud, et vabadus püsib ainult siis, kui leidub inimesi, kes on valmis seda kaitsma. Seda tõde teavad hästi nii Serbia kui ka juudi rahvas. Meie vastutus on kujundada oma tulevikku, kaitsta oma väärtusi ja teha koostööd, et luua tulevastele põlvedele turvalisem maailm. Seisame üheskoos. Jätkakem üheskoos seismist antisemitismi ja äärmusluse vastu. Seiskem üheskoos ja jätkakem üheskoos vabaduse kaitsmist. Tulevik kuulub neile, kes on valmis seda kaitsma nagu meie. Aitäh teie tähelepanu eest!